tere! Kõik te teate, et disain loob paremaid tooteid, meelepärasemaid teenuseid, mida meil on meeldiv ja nauditav kasutada. Sellega olekski justkui võib-olla kõik öeldud. Aga paraku reaalsus on see, et disain kaasatakse toote arendusse siiski üsna harva. Miks see nii on? Ma avaldan teile ühe väga hästi hoitud saladuse. Disainist on tõeliselt kasu ainult siis, kui seda disainile omast mõtlemist rakendatakse juba arendusprotsessi, muudatuste protsessi algusest peale. Ja mida ma mõtlen alguse all, siis on see päris algus, kus me püüame aru saada, et missuguseid probleeme me tegelikult ikkagi peaks lahendama ja missuguseid mitte. Või missuguse väärtuse meie välja töötatud tehnoloogia, mis oleks parim viis maailmaturul sellel tehnoloogial rakendus leida. Nüüd ma toon ühe väga lihtsa näite. Mõtleme, et me tahame turule tuua uue ja parema koolimööbli. Teeme siis paremaks, ergonoomilisema, ilusama, kaunima. Samas me teame, uuring ütleb, et üle 90% 3. klassi lõpetajatest Eestist omavad rühihäiret. Me ei lahenda seda probleemi parema tooliga. Kui me lähme sinna klassi ja vaatame, kuidas need lapsed istuvad. Kui me räägime õpetajatega, siis me saame teada näiteks, et see keskkond, mis seal on, üldse ei toetagi kaasaegset õpikäsitlust või projektitööd. Kui me vaatame, missuguseid ideed ja uuringuid on tehtud, me saame teada, et tähelepanu püsib üldse 20 minutit. Või kõik see, et kui te istute järjest rohkem kui 20 minutit, on teile halb ja halb meie lastele. Aga me võime siis selle ülesande järsku püsitada nii, missugune on 20 minuti klassiruum. Ja nüüd hakata seda asja lahendama, siis ei ole enam ühe ettevõtte teema, et see on terve valdkond, terve uus kontseptsioon, uus lähenemine kõigele sellega, mis on seotud kooliga, kaasa arvatud siis mööbliga. Selliseid asju me siis lahendame ja püüame lahendada Design and Engineering nimelises rahvusvahelises magistriõppe kavas, mis siis on juba ühendab 2 ülikooli, Kunstiakadeemiat ja Tallinna Tehnikaülikooli. Siin on te paljud kuulnud lahendustest. Me ei paku ühtegi lahendust. Me aitame ettevõtetel vaadata tänasest ette homsesse. Me aitame välja töötada visiooni, minnes inimeste juurde, saades aru, kuidas ja miks inimesed nii käituvad, millest nad unistavad. Ja selline disain mõtlemisel tuginev lähenemine on ühtmoodi kasulik nii ettevõtetele, kes tegevad isejuhitavate autode arendusega või kalatööstuse arendusega.